Tere päevast ja head uut aastat. Minu nimi on Jaan Laps ja olen sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku ehk SEV-i kaasasutaja ja olin eestvedaja kuni eelmise aasta päris lõpuni. Ja hetkel olen sellises rõõmsas ja samas pidulikus meeleolus, sest just praegu on üleandmismoment SEV-i uuele eestvedajale Margele. Ja lisaks rõõmule ja pidulikkusele kolmas väga suur tunne mu hinges hetkel on tänulikkus. Tänulikkus kõigi nende inimeste suhtes, kellega me oleme aastast 2012 SEV-i kogukonnas koos töötanud. Kõigepealt tunnen muidugi suurt tänulikkust SEV-i liikmete ja teiste Eesti sotsiaalsete ettevõtjate suhtes. Sest tänu teile ma olen avastanud, et ükskõik kui raske mõni elu olukord ka ei oleks, sellele leidub alati lahendus või siis vähemalt teataval määral leevendus. Olgu siis tegemist töö leidmisega, kui on endal raskemat sorti erivajadus, olgu tegemist selle probleemiga, et on hulk kasutuskõlblikke asju, mis lihtsalt visatakse ära, kuigi need võiksid veel palju väärtuslikku kasutust leida teistes leibkondades või sellise väga elulise olukorraga, kus perre on sündinud väike laps, kuid magada keegi ei saa ja meeleolu läheb muudkui alla ja alla ja alla. Kõigile nendele ja paljudele teistelegi ühiskondlikele vajadustele Eesti sotsiaalsed ettevõtjad pakuvad lahendusi ja teenivad sealjuures ka ettevõtlustulu, et neid lahendusi saaks pakkuda järjepidevamalt ja jätkusuutlikumalt. Teine grupp inimesi, kellele ma olen väga tänulik, on kõik SEV-i tiimiliikmed, kes on SEV-is tegutsenud ja need, kes seda teevad praegu. Koos oleme kasvatanud SEV-i sellist kõige tegusamate Eesti vabaühenduste hulka, mida ühe indikaatorina näitavad kas või numbrid, et alates 2016. aastast on SEV-i kogutulu kasvanud ligi 40%, tehes seda stabiilselt ja sealhulgas meie enda ettevõtlustulu lausa üle 3 korra. Ja kolmas grupp inimesi ja organisatsioone, kelle need inimesed moodustavad, on kõik need, kes te olete valinud sotsiaalse ettevõtluse edendamise üheks väga suureks või siis väiksemaks, aga siiski oluliseks osaks oma organisatsiooni tegevustest ehk siis SEV-i koostööpartnerid. Kui tuua lihtsalt mõned näited, näiteks Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital on aidanud panustada sellesse, et aktiivsete kodanike jaoks on sotsiaalne ettevõtlus muutunud üheks tavapäraseks vormiks, kuidas aktiivne olla ja ühiskonda panustada. Või näiteks SEB pangaga koos välja antav sotsiaalse ettevõtluse eriauhind ettevõtluskonkursil Ajujaht on aidanud sotsiaalse ettevõtluse nähtavaks muuta iduettevõtluse maailmas. Ja see kategooria oli nüüd eelmisel sügisel populaarsuselt lausa number 2. Ja näiteks Briti nõukogu on Changemakers Academy programmide partnerluse kaudu aidanud viimasel 2,5 aastal sotsiaalsel ettevõtlusel just isiklikul kogemusel seoses sellega jõuda sadade eesti ja vene keelt kõnelevate noorteni. Või näiteks Eesti Noorsootöö Keskus on aidanud sotsiaalsel ettevõtlusel jõuda mitteformaalharidusse, näiteks maleva programmidesse ja Junior Achievement formaalharidusse, näiteks majandusõppesse. Ja kõrgkoolidest tõstan eraldi esile Tallinna Ülikooli, kes käivitas eelmisel sügisel magistriõppeprogrammi inglise keeles ja sotsiaalsest ettevõtlusest. Ja häid partnerid on hulk veelgi, näiteks Heateo sihtasutuse rahastusvõimalused ja inkubatsioon sobivad eriti hästi sellistele ambitsioonikatele sotsiaalsetele ettevõtjatele, kes tahavad väga laieneda. Või sotsiaalse innovatsiooni labor pakub järjepidevalt arenguprogramme, kus siis riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja vabaühendused saavad koos luua ja edasi arendada avalikke teenuseid oma piirkonna
elanikele. ja kõige selle valguses on eriti hea meel, et eestvedaja rolli ja nende partneritega edasise koostöö võtab üle just Marge, kelle puhul inimesena hindan väga tema oskust kuulata ja märgata nii inimesi kui ühiskondlikke vajadusi. Ja teiselt poolt tema võimekust eestvedajana koos partneritega nii unistada kui ka seada mõõdetavaid eesmärke ja siis koos nende sihtideni jõuda. Ma ise jätkan ettevõtjana ja mind inspireerib kõige rohkem teenuste ja lahenduste pakkumine selleks, et inimesed ja organisatsioonid tahaksid ja oskaksid seada selgeid eesmärke seoses maailma paremaks muutmisega, ehk siis ühiskondlikku mõju eesmärgistada, hinnata ja seda kommunikeerida. Ning sellise parema maailma nimel loodangi koostöö kontaktidele kõigiga uuel aastal.